Just sellise pauguga avati WorldSkills 2019. Noorte kutsekooli õppurite meistrivõistlused kutseoskustes olid Venemaale Kaasanisse toonud 1350 noort üle maailma. 65 riigi esindajate seas oli ka 13 Eesti noort, kes koos teiste eakaaslastega hakkasid endi seas selgitama parimatest parimaid omal erialal. Kuid teekond ei alanud neist ühegi jaoks Kaasanis, vaid palju varem. Hea plaatija peab harjutama. Miks muidu öeldakse, et harjutame teeb meistriks? See suvi möödus võistlejatele harjutades. Plaatija Markus Hanseni ülesanne on 2 seina ja 1 põrand. Suured vead, mis nagu ilmisid harjutuskäigus, jätsimegi seina peale alles, et mis oleks siis kogu aeg silme eest, mida peaksime jälgima. Siin on näha, kuidas lõiked ei ole puhtad ega täpsed veakohad, mida tuleks nüüd lihvida. Tema kõrvaruumis Tallinna ehituskoolis on tööhoos ehitusviimistleja Katrin Ansberg. Miks just selline eriala? See tundus just väga minulik. Seal saab hästi loov olla ja oma kätega midagi teha ja sa näed seda lõpptulemust muidugi. Kauges kagunurgas Räpinas on tööhoos florist Maris Paas. Selle võtame põhililleks, siis me saame selle põhjalt hakata seda asja üles ehitama. Samuti Räpina aianduskoolis valmib ka midagi palju suuremat, harjutustöö maastikuehituses. Iga sekund selles mõttes loeb sellel kogu võistluse ajal. Tean, sa olid ees mul. Taimede istutamine, väga vähe aega on taimede istutamiseks ja sellel peab olema tehnika, et hästi kiiresti saaks. Kõige raskem on see, et on nii palju ameteid ühes päevas. Ja me peame kõike korraga tegema, mis on maastikuehitaja, aednik, müürsepp. Ja neid peame kõike tegema ka hästi. Täpsed ülesanded selguvad küll alles võistlusel, aga niimoodi harjutusülesannete saatel möödus paljude teistegi noorte suvi, kes varjus seal juures maski taha nagu keevitaja Artem Sapelkin, kes tegi ja maitses ikka uuesti ja uuesti õrgutisi nagu kokk Märten Kadu. Nii, proovisid või? Jah. Kuidas see oli? Mulle meeldis endale. Eesti esindusse kuulusid veel graafiline disainer Jaagup Susi, IT-süsteemide administraator Ken Lee, vastuvõtu administraator Liisa Meidla, müürsepp Veiko Kook, trükkal Elisabetta Tšuvalo. Ka restoraniteenindaja Karl Kevin Miinpuu andis oma oskustele läbi suve viimast lihvi, enne kui 1 augustikuu hommik leidis Eesti noored meistrid Tallinna lennujaamast. Mis arvad, mis seal kõige keerulisem saab olema? Võib-olla lihtsalt kogu aeg midagi teha, et mitte jätta pausi enda tööle sisse. No sina ei ole enne suurtel rahvusvahelistel võistlustel käinud. Palju sind kaasvõistlejad on hoiatanud, milleks seal tuleb valmis olla? No alati on kõige halvemaks nagu valmis panna. Nii jõudsidki noored suurele tööspordipeole WorldSkills. Tere tulemast Kaasanisse, head vaatajad. See staadion tehti siin kunagi jalgpalli ja MM-i jaoks, aga täna pannakse siin algus suurele tööpeole. 1300 kutsekooli noort 65 riigist võistleb 56 erialal. Avamistseremoonia tipphetk meie jaoks oli muidugi 13 Eesti noore sissemarss. Aga see pole mingi pidu nende jaoks, kelle jaoks WorldSkills on 4 päeva raskeid ülesandeid. Ning kui avamispeotuled kustuvad ning esimene võistluspäev käes, saabus reaalsus. Võistlusaeg enne võistluse algust said poisid kätte. Ehmatas või oli okei? Ütleme, et sellist pilti, mis siin paberi peal on, kus ta siin seina peal on, seda ei oleks keegi arvanud, jah? Sisuliselt tuleb müürikivides kirjutada sõna Rossija. Juba valitakse strateegiaid. Kui me vaatame seda joonist, mis teha tuleb, siis siin tuleb teha väga täpne sirbi ja vasara kujundis siia A-tähe juurde. Aga mõni võistleja on läinud kindla peale, et kätte saada kõrguse punktid ja jätnud nii keerulise asja tegemata. Plaatimisegi ülesanne on selline, mida üks normaalne tellija kunagi ei sooviks. Nii keeruline joonis anti ette, et isegi korraldajatel läks asi risti. Esimene päev saime tund aega hommikul tööd teha ja siis öeldi, et joonises on mingi viga sees. Siis oli 3 tundi pausi, saime lõunal käia ja hiljem siis saime uued joonised. Florist Maris Paasi ülesanne on teha hulk kimpe ette antud teemal ning korraldajad on valmis pannud ka üllatusülesandeid. Meil antakse kast ja siis öeldakse, et te peate antud materjalides, mis kastis on. Me pidime tegema midagi käe peale või sõrmede peale siis. Katrin Ansberg, ühes isikus kunstnik, maaler, tapeetija ehk kokku ehitusviimistleja
on esimestest emotsioonidest tulvil. Esimesel päeval mul käed täiega värisesid, sest ma ei osanud mitte midagi arvata. Kõik tuli enam-vähem üllatusena, aga ei, elab üle kõik ja kõik on hästi. Alati on iga võistlejaga koos ka ekspert, aga hinnatakse alati nii, et oma õpilase tööd mõjutada ei saa. Reeglid on sel korral eriti karmid. Oma õpilase võistlusala lähedale ei saa minna, juba on siin ähvardatud penaltitega, mitte küll Eesti võistlejaid, aga võistlejad on ikka nagu tavaliselt natuke närvis ja eksperdid samamoodi. Kõik on tööhoos esimestest hetkedest. Ei loe mitte ju ainult tulemus, vaid ka tööprotsess. Näiteks kokatöö hindamise skaala on väga lai. See oli Märtenil selge juba esimest ülesannete hindamisest. Väga minimaalselt tuleb toitu ära visata ja igal asjal tuleb kuupäev peale alati panna. Köök peab alati olema piinlikult puhas. Toidud võivad head välja näha, aga see, kuidas nad kõigis võib-olla töötasid, äkki sealt nad kaotasid väga palju punkte. Ja võib-olla mina ise kaotasin ka väga kuskilt nagu niimoodi punkte, mis ei ole üldse toitudega seotud. Tööd jagub kõigile. Graafiline disainer Jaagup Susi peab tegema seda, mida disainer ikka teeb. Aga siin peab ta seda tegema kiiresti ja samas paremini kui teised maailma oma ala tipud. Kõik on märksa vingem, kui ma osaks oodata. Kõik on palju suurem, rahvast on mega palju, see on nagu ülimassiivne, ülivinge. IT-administraator Ken Lee töö on nähtamatu. Tulukesed vilguvad, kood sünnib, aga alles lõpus selgub, kas kõik masinad suhtlevad nii nagu vaja või jääb mõne masina hääl hüüdjaks kõrbes. Masinate taga on ka Elisaveta Tšuvala. Ülesanded on mõnikord rasked, mõnikord mingi toreda asjaga, mida peab kogu aeg lahendama. Mulle päris meeldivad siin ka teised võistlejad, saame vahepeal rääkida. Trükkalitöö ei ole printnuppu vajutamine. Kui te võtate kätte ajalehe ja teie silmad on mitmekordsed, ei ole kõik kokku pandud õigesti. Või näiteks ütleme, keskmine inimene meie regioonis Eestis peaks olema selline normaalse valgenahaga, aga tuleb välja, et on kas siis punanahk või on ta näost kollane, nagu maks oleks haige. See on kõik trükkali viga tavaliselt. Artem Sapelkin keevitajana peab keevitama kokku midagi, mida tegelikult ei anna üldse kirjeldada. Laseme selle valmis teha ja näitame saate lõpus. Maastikueetajad Markus Vainu ja Mattias Veski maadlevad kauni aia kallal. Vesi, kivi, puit, liib, metall, tiigid, aiad, trepid, teerajad, puud, lilled, põõsad, mida kõike ei kerke siia esialgu liivasele hunnikule. Klientide vastuvõtmisele on pühendunud restorani teenindaja, 2-kordne Eesti meister Karl Kevir Miinpuu. Enamik selle ala Eesti võistluste võitjaid tuleb Haapsalust. Ma arvan, et mul on õpilastega vedanud ja võib-olla on see miski, et kogemus on nii palju juba, et ma oskan neid märgata, et kui nad esimesel kursusel kooli tulevad, siis ma näen, kellel silmad säravad ja kellele on nagu mõtet ettepanekut teha, et selline suur kadalipp läbi teha. Klientidele on keskendunud ka vastuvõtu administraator Liisa Meidla. Ja kui tundub, et broneering on edukalt tehtud, ilmub korraldajate üllatusülesanne, vihane araablane, kelle arvates on Liisa süüdi milleski, milles Liisa kohe kindlasti süüdi pole. My wife called me and she said that your houseman entered our room without knocking. And he was staring at her while she was changing. What is this? This is your luxury service? I'm sorry, that is definitely not a luxury service. Ja nii see võistlus läheb. Ikka ülesande kaupa. Nagu me näeme, see on tervele maailmale oluline, sest mingil põhjusel on inimkond hakanud kuidagi huvi kaotama selliste päris oskuste ja teadmiste vastu vist. Et selleks, et neid näidata, populariseerida, et noorteni viia see teadmine, et see on väga oluline, selleks on vaja siis ilmselt neid ka võistluse vormis korraldada ja loomulikult Eesti peab ju sellest osa võtma ja kõrgeid kohti ju saavutama, et tõepoolest neid oskusi ja teadmisi kõrgel tasemel hoida. Ja kindlasti saa jätta märkimata, et võistlejatega koos tulevad ka siia meie eksperdid, juhendajad, ka neil on hästi oluline roll, et me tegelikult ju saadame siia enda kutsekoolide valdkondade parimad ja see annab ka kutsekoolidele endile natuke motivatsiooni, et see kord läksid siis ühest koolist, võib-olla peaksime ka olema pildis. Kas sellest võistlusest on mingit kasu ka Eesti kutseharidusele laiemalt? Nemad saavad inspiratsiooni, nemad saavad häid näiteid ja võib-olla julgust ka osaleda ja osaleda kutseharidust. Juhendajatele kindlasti erinevaid töövõtteid ja tegelikult ka tehnilisi lahendusi.
Aga miks on kutsekoolil oluline siin WorldSkillsis osaleda? Kindlasti sellepärast, et näha, kuidas meie võistleja, meie noor selles maailma mõistes üldse positsioneerub, et kas see, mida meie koolis õpetame, on sarnane sellega, mida tehakse Jaapanis, Ameerikas või ka Euroopas, et kas me oleme tasemel? Ma arvan, et see on kõigepealt see võimalus, et saab võrrelda ennast teiste riikidega, selle tasemega ja näha seda, mis seal tipus toimub. Et võib-olla igapäeva tavalisele õpilasele see moment ei mõju, aga ma arvan, et need õpetajad, kes on siia toodud ja kes näevad, kuidas maailmas asjad käivad, nendele mõjub see kindlasti. Kindlasti saavad uued nipid, nad saavad vaadata ja õppida, kuidas üldse ka korralduse poolt on ajatud ja huvitavad kogemused kindlasti ka. Kahtlemata on see koolidele õppimiskoht ja muidugi meie kohus on õpilastele sedasi viia ja motiveerida neid, et oskused on olulised. Kindlasti näitab, et selline kutsekool ei ole nagu selline, kuidas öelda, halb paik vaid tõstab selle nii-öelda imagot ja kindlasti paljud noored siis võib-olla julgevad rohkem nagu seda teed astuda. Ja miks ma ise käin, on siin sellepärast, et näha uusi trende, näha suundi uusi ja samamoodi õppida. Ise ka õpin siin. Ka minister Mailis Reps on kohal. Mida tema siit kõrva taha paneb? Eelmine aasta me juba nägime, et arvuti ja digi tuleb, nii nagu me Eestis teamegi, väga paljudesse natuke lihtsamatesse erialadesse, nii et eks me peame seda poolt vaatama, et meil tõepoolest erinevatel kutsealadel annaksime sellised tõesti digipädevuse ja võib-olla sellised rohkem interdistsiplinaarseid alasid, nii nagu me kõrghariduses sellest ammu räägime ka kutseharidusse. Minister Mailis Reps oli ka see, kelle eelmisel ministriks oleku ajal Eesti kutseharidusvõistlustel osalema hakkas. Ja tõepoolest vastab tõele, käisime Soomes. Esimene õhin oli see, et soomlased ise olid sellest väga suures vaimustused ja tõid kohe plussid välja. Ja tõidki välja just esimesena selle, et see annab võimaluse ka kutseõpilastel ja kutseõpetajatel, ekspertidel võistelda, vaadata teiste riikide kogemusi ja ta annab ka platvormi, kus selles valdkonnas parimad eksperdid tulevad kokku. Et see annab pidevalt võimalusi iga aasta jälle uuesti kas Euroopa või maailma tasemel saada oma parimat praktikat kätte. Kuid WorldSkills pole vaid võistlus. See on ka võimalus näha maailma eri kultuure, kogeda midagi uut ja leida uusi sõpru. Mõned uued sõbrad panevad sind ka tantsima. Nimelt on WorldSkillsi lahutamatu osa kohalike koolide külastamine. Eesti noored käisid kaasa nii 52. gümnaasiumis, neile tutvustati kohalikku ajalugu ja kultuuri koos kontserdiga. Ja tuleb ka kohalikku laulu õppida. Aga kui palju teavad kohalikud noored Eestist? Enamus kahjuks vaid valve vastuseid, et ilus maa ja toredad inimesed. Üksikud teadsid rohkemat. Что это очень скромные и вежливые люди. Там живут. Очень красивая страна. Да, там очень красиво. Бывший СССР. Скандинавская страна, которая в не таком далеком прошлом входила в состав Советского Союза. Может быть, еще что-то может добавить? Я, к сожалению, историей не интересуюсь. Nii see võistlus ja WorldSkillsi melu käsi käes käivad. Kuidas Eesti noortel läks aga peamises võistluses, selgub saate teises pooles. Oleme Venemaal, Tatarstani pealinnas Kaasanis. 1350 noore kutsekooli õppuri vahelises võistluses on oma ülesannetega valmis saamas ka 13 Eesti noort. Ega valikut muidugi pole. Kell tiksub alastamatult ja valmis peab saama. Kõik teevad oma viimaseid pingutusi. Viimane 15 minutit sulab kiiresti ka ehitusviimistlejate jaoks. Veel viimased katmised, viimane liht. Kui kukub kell, peab kukkuma ka käest tööriist. Ja see halastamatu kell kukub igal juhul. No nii, kuidas see lõpptulemusega see rahule jäid? Ma väga ei ole rahul.
aega jäi päris palju puudu ja ning tükk tööd jäi tegemata. Põhijoonis oligi meile siis nii-öelda üllatus, mida me ei teadnud keegi ette, mitte keegi ei saanud seda harjutada ning võib-olla sellega alt läksingi. Maastikuehitajadki on kõik valmis saanud ja vaatavad, et taimed oleks ilusti kastetud. Ka seda hinnatakse. Sööki, et ma ei oskagi öelda, et hästi ülev tunne on selle koha pealt. Kuidas poisid hakkama said? Väga tublid olid, et aed on valmis ja see on minu arust see kõige parem tunne, et eks punktid näitavad, mis tuleb, et muud ei oskagi öelda. Väga raske. Emotsioonid on kuidas praegu? Laes. Et ma nüüd pean natuke puhkama ja siis saab vaadata, kas jäi midagi tegemata ka, et praegu on veel siuke adrekas, et päris hea tunne. Me juba mõtlesime, et me ei saagi valmis, aga läks väga hästi. Müürsepp Veiko on valmis saanud keerulise müüriupi hinnaalandust tegemata. Kõik konksud, nurgad on Rassia kirjal valmis tehtud. Nii võib ta rõõmsalt lõpusignaali vastu võtta. Kuidas sa lõpptulemusega rahule jäid? Super, vägagi jäin rahule. Enda oskuste ja kogemuse põhjal olen nagu väga rahul enda tööga. Super. Plaatial on aga mõru tunne lõpusignaali kõlades. Ei jäänud rahule. No miks ei jäänud? Ei lõpetanud tööd ära. Jäi veel palju teha? Tagant seina osa jäi panemata. Sul on siuke elevus ja põnevus kogu aeg sees, et see nagu kõik kompenseerib ja jumala mõnus on olla peale seda kõike. Lõplikku tulemust me veel ei tea, aga muidugi eks me tegime seda, milleks me valmistusime ja andsime oma parima. Nii nagu kõik siin. Põhiraskus on ikka osalejal, aga eks mina papistan ka hirmsasti. Nii lõpetavadki järjest Eesti võistlejad oma ülesanded. Tunded neile päevadele tagasi vaadates on erinevad. Sellel korral tehti need võistlused natukene raskemad, natukene liiga tõsised, et ei olnud võimalust asja võtta naljaga, aga samas see ongi maailmameistrivõistlus ja siin tulebki rohkem selle nimel pingutada. Praegu on head emotsioonid. Ma tulemusi veel ei tea, aga mina andsin endast parima ja ma arvan, et läks hästi. Ja. Kindlasti Kevin on praegu hästi tänulik, et see võistlus on niimoodi läinud ja on lõpuks siis tänaseks läbi ja saab ka rõõmu tunda kõigest sellest ümbritsevast siin. Oli esimesed 2 päevad rasked, 3. ja 4. oli juba natuke lihtsam, juba huvitam ja tuli see ka tunne, et ma tegin suure treeningut, mitte niisama. Ei jõudnud 100% kõiki asju valmis, sellepärast tegelikult ajavahemik antud ülesannete sooritamiseks on väga väike, 4,5 tundi iga päev ja lihtsalt reaalelus selliste süsteemide ülesehitamiseks läheb ikkagi päevi. Oma vajalike jupstükkidega on valmis saanud ka meie keevitaja. Как тебе кажется, тут сложнее или легче, чем ты себе представлял? Сложнее, намного сложнее. Может, я посмотрел, как варят другие asiaatski naše bratja, они вообще psihi. Tulemused on ette ennustamatud ka ekspertidele. Kuna mina näen ainult väikest osa sellest hindamise osast nendest punktidest, et kogu punktide süsteem, et iga eraldi liigutus hindab eraldi komisjon, et seetõttu on väga raske hinnata, aga nii visuaalsel jälgimise siukene tubli keskmine vast tuleb ära. Graafiline disainergi tõmbab oma tööle joone alla. Kuidas ülesanded sulle tundusid? Olid keerulised, väga keerulised olid, aga me olime valmistunud korralikult, nii et ei olnud hullu midagi. Aga kuidas sulle ajaliselt kõik mahtus ära või kuidas oli? Jaa, pigem mahtus. Ma soovitsin planeerida täpselt niimoodi, et mahuks ilusti kõik. Viimasena lõpetasid võistluse kokad. Toeks meie Märtenil ka tema vanemid. Väga sellised pingelised, et elame loomulikult oma lapsele väga kaasa, et ükskõik kui vana ta oleks, aga väga tubli. Ma arvan, et ta on kasvanud suureks kokaks, jah. No väga uhked oleme. See tegevus, mida ta toimetas seal köögis, oli kulda väärt vaadata. Ma ei oskagi muid sõnu ütelda. Ta isegi mõista, mis ta seal kõik tegi, et eks ta ise teab täpsemalt, mis nõuded olid ja... Kõige tähtsam on olla endaga rahul. See, et ma ise olen pärast võistlust rahul oma sooritusega, see on kõige olulisem ja et ma õpiksin sellest kõigest, mis siin toimus täna. Mis õppisid siis kõige rohkem?
ise oma aega planeerima ja kõik need ingredientsid, mis meil oli nagu misteri või saime nagu üks päev enne teada ja siis sobitada neid oma toitudega kokku. See oli kõige parem osa sellest üldse, mis mulle kõige rohkem meeldis nagu päriselt. See oli nagu kõige parem asi üldse. Võistluse ametliku tulemuse osas ongi nii, et seda ennustada pole mõtet. Ükskõik, mis ütleb võistleja sisetunne, see ei loe. Mis loeb, on ekspertide pandud punktid. Selleks mõõdetakse kõik tööd üle, vaadatakse kõiki detaile, kaalutakse, kui vaja siis vaieldakse. See on karm ööpäev ootust. Kuni järgmisel õhtul lõputseremoonial selguvad tulemused. Poodiumi kohtadele Eesti noortel seekord võimalus polnud. Kuid vaadates neid kohti, millega Eesti töösportlased kutsekooli noored seekord koju tulid, ei maksa unustada, et tegemist on maailmameistrivõistlustega ja koos on oma riikide parimad üle kogu maailma. Võiduks ei piisa ideaalsest tööst. Kõik peab klappima. Ma tahaks teile siiralt öelda aitäh, et te olete nädala aja jooksul tulnud tõesti läbi tulest veest ja jõudnud siia vihma kätte. See ei olnud nii plaanitud. Aga aitäh võistlejad, te olete teinud meile väga suurt au. Olite nii tohutult tublid, et on siin ootamatult head tulemused tegelikult ikkagi selle kohta, milline konkurents oli. Selleks, et tunnustada neid, kes on teinud ideaalse töö, antakse välja ka Medal of Excellence. Saavutama peab vähemalt 700 punkti. Mõnel Eesti võistlejal jäi puudu 1 punkt. Aga seekord oli 3 võistlejat, kes selle tunnustuse said. Graafiline disainer Jaagup, kokk Märten ja restoraniteenindaja Karl Kevin. Kõik pingutasid, kõik pandsid endast parima. Konkurents on hästi tihe, selle mõttes, et kõigis maailma riikides järjest rohkem WorldSkillsi võistlus on siis tuntud ja tunnustatud. Ka sellel aastal jälle oli järjest rohkem osalejaid, et saavutati jälle osalejate rekord, saavutati osalevate riikide rekord ja selles konkurentsi tiheduses jõuda 3 meisterlikkuse medalini on väiksele Eesti riigile väga suur tunnustus. Eesti parimaks võistlejaks tunnistati graafiline disainer Jaagup. Tema punktisumma oli meeskonna suurim ning temale sai osaks au kanda Eesti lipp lõputseremoonial võitjate poodiumile. No mis tunne on saada Best of Nation tiitel? Väga vinge on, väga vinge on. Kas see tuli üllatusena? Jaa, tuli kindlasti üllatusena. Me läheme iga päev tööle ja teeme kõik selleks, et iga päev oleks koolis hea ja et siis tulevad ka väga head tulemused ja väga pühendunud noored. Eesti üle uhkustundev meeleolu valitses ka Tallinna lennujaamas, kui vastuvõtjate ovatsioonide saatel Eesti töösportlased koju saabusid. Keegi neist ei plaani oma erialal tööd lõpetada, vaid saada veel paremaks meistriks. Osa neist aga astub uuesti võistlustulle. Aasta pärast ootab ees Euroopa riikide omavaheline mõõduvõtmine Euroskills.